Tere tulemast ajarännakule, kaaslased! Räägime Eesti Vabariigi aastapäevast. Täpsemalt, mis juhtus sellel päeval 1989. aastal ja miks see nii oluline on. Arvatavasti te juba teate, et sel ajal kuulutati välja meie kallis Eesti Vabariik. See, mis tegelikult juhtus, on natuke keerulisem, aga hoiame selle pealt pigem praegu aega kokku. Aastale, kuhu me jutuga jõuda soovime, eelnes Nõukogude Liidu okupatsioon. See tähendab, et Eesti riik oli Nõukogude Liidu osa ja meie riik polnud iseseisev. Nõukogude Liidus oli väga karm elu. Iseseisvast Eestist rääkida ei tohtinud. Eesti sümbolid nagu lipp, papp ja hümn olid ka keelatud. Mida 20. sajandi lõpupoole, seda vähem karmiks muutusid piirangud. Eestlastel tuli tagasi julgus isamaast rääkida. Jõudsimegi 1989. aastasse. Siinkohal oli eestlastele piisavalt julgust tagasi tulnud, et kuulutada 24. veebruar Eesti Vabariigi iseseisvuspäevaks. Hakati tegema plaane, kuidas seda tähistada. 1989. aastal 24. veebruaril möödus iseseisvumisest 71 aastat. 23. veebruari õhtul langetati Pika Hermanni tornis Eesti NSV punalipp. Järgmise päeva hommikul, umbes 8:30 paiku, heistati torni sinimustvalge lipp. Seda kõike vaatas pealt suur rahvamass. Heiskamise ajal kõlas esimest korda ERSO saatel Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Võib-olla on nüüd juba aru saada, miks lipu heiskamine ja suurejooneliselt iseseisvuspäeva tähistamine väga julge tegu oli. Kogu nõukogude aeg polnud ju lubatud selliseid asju teha. Sellepärast on 24. veebruar 1989 üks olulisi pöördepunkte Eesti Vabariigi ajaloos. Balti kett on massiline poliitiline meeleavaldus, mis toimus 1989. aastal ja mida korraldasid ühiselt Eesti, Läti ja Leedu. Balti kett mängis äärmiselt tähtsat rolli Balti riikide iseseisvumisprotsessis. Järgnevas esitluses uurime seda sündmust ja sellest osa võtnuid lähemalt. Tee Balti teeni. Balti keti ehk Balti tee korraldamist võimaldasid kiiresti toetust koguvad liikumised Eesti, Läti ja Leedu poliitmaastikul. Nendeks olid Eestimaa Rahvarinne, Lätist Autos Fronte ja Leedus Sajudis. Tegu oli kodanike poolt algatatud liikumisega, mille eesmärk oli riigist sõltumata ühine. Saavutada rohkem vabadust rõhuvas Nõukogude Liidus. 3 organisatsiooni lõid ühise Balti Nõukogu, mis võttis oma esimesel koosolekul Pärnus 15. juulil vastu otsuse korraldada Balti kett. Meeleavalduse eesmärk oli sundida Nõukogude Liitu tunnistama, et nad olid Baltimaad vallutanud ebaseaduslikult. Esialgu pidi kett jooksma läbi Pärnu, kuid trass ehk teekond nihutati hiljem Kesk-Eesti poole, et kaugemalt tulijatel oleks kergem sinna kohale pääseda. Pildil on näha üht vana märki, mis toodeti enne muudatuste läbiviimist ja sellel on seetõttu näha ebaõiget Pärnut läbivat trassi. Eestis olid operatsiooni taga mitmed tähtsad nimed. Rahvarinde juht Edgar Savisaar, Balti keti korralduskomitee juht Andrus Öövel, Rahvarinde eesseisuses olev Marju Lauristin, Ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel ja palju teisigi. Peale 3 nädalat planeerimist võis meeleavaldus käivituda. Kõik andis edasi Eesti Raadio 3-tunnine saade Me hoiame ühte. Peale Nõukogude ohvritele pühendatud leinaminutit pidasid Marju Lauristin ja Arnold Rüütel Hirvepargis kõned. Leedus puistati lennukitelt alla 100 kilode jagu lilli. Kell 19:00 võtsid kõik meeleavaldajad kätest kinni ja moodustus katkematu inimkett, pikkuseda 675 kilomeetrit. Tallinnast Vilniuseni. Keti mõlemast otsast hakati suust suhu edasi andma kokkulepitud märgusõna – vabadus.
Arvuliselt ei saa öelda, palju reaalikaid Balti ketis seisis, sest see toimus suvevaheajal. Reaalkooli Rahvarinde tugigrupp organiseeris ühist ärasõitu koolibussiga Lohu linnuse juurde. Bussijuhiks oli endine direktor Harri Sirgi. Pärast meeleavaldust valdas Eestimaa teid meeliülendav ühtekuuluvustunne. Kellegi polnud kuhugi kiire, keegi ei trüginud. Ühiselt kulgeti oma kodude poole. Vanemad õpilased olid aktiivsed ka öölaulupeol ning ka koolimaja valdas muutusmeelne hõng. Balti kett on kantud UNESCO maailma mäluregistrisse. Sündmusele on pühendatud mälestusmärgid Saraveres, Lillis, Sõpruse pargi ja 20. augusti väljakul. Inimketti on kasutatud meeleavaldusena nii enne kui pärast Balti teed. Näiteks 86. aastal Ameerika Ühendriikides, 88. aastal Ignalinas, 2004. aastal Taiwanis ja 2013. aastal Kataloonias. Ketilooga on lähedalt seotud Balti Assamblee. Peale iseseisvusliikumiste edukust oli tahe tulevikuski Balti riikide koostööle rõhuda ja nii saigi Tallinnas 8. novembril 1991. aastal rajatud eelnevalt mainitud organisatsioon, mis on aktiivne tänaseni. See hõlmab endas Eesti, Läti ja Leedu parlamentaarset koostööd, mis tähendab, et igast riigist osaleb assamblee koosolekutel tiimesindajaid. Eesti tiimis on 12 Riigikogu liiget. Balti Assamblee eesmärkideks on Balti riikide vahelise koostöö ja ühtsustunde arendamine, teabe vahetamine ja ühtse Baltimaade välispoliitika kujundamine. Ametlikeks asjaajamiskeelteks on Eesti, Läti ja Leedu keeled. Balti Assamblee tunnustab iga aasta mõnda väljapaistvat Baltimaade kirjanikku, kunstnikut või teadlast.